ütlesid, et geid ja islam ei sobi kokku. Ma tahan teile tutvustada esimest islamistlikku imaami, kes on ka kviir. Vaatame. Mina olen Mohsen Henriks ja ma olen maailma esimene avalikult kviir imaam. Kui ma vaatasin, kuidas kviir-moslemid püüdsid leida tasakaalu islami ja oma seksuaalse orientatsiooni ning identiteedi vahel, tundsin, et pean midagi ette võtma. Ja ta tõesti tegutseski, temast sai esimene kviir imaam. Aga kahjuks selle mehe jaoks tema lugu ei lõppenud hästi, sest ta oli... jah, kuulsid õigesti. Isegi oma elu viimastel sekunditel nihutas esimene gei imaam piire. Mis siis täpselt juhtus? Vaatame üle selle loo, mis juhtub siis, kui keegi tõesti üritab vastu astuda suurele islamiseerimise religioonile ja suruda peale oma ideoloogiaid, nagu see mees tegi. Ma arvasin, et minu viis aidata oleks olla iseendaga aus ja tulla kapist välja. Ma arvan, et on võimalik olla korraga kviir ja moslem või kviir ja kristlane. Kahjuks saab see mees teada, et see ei ole nii. Meil edasi antud usu või religiooni esitlus on selline, mis ei hõlma meid. Ja kui sa tõesti uurid religiooni, ja ma räägin siin konkreetselt islamist, siis leiad, kuidas patriarhaat on tegelikult mõjutanud pühakirja tõlgendamist. Seega on oluline protsess nendele kviir-moslemitele, kes soovivad jääda oma traditsioonidele truuks, taas suhestuda nende tõlgendustega ja neid tõlgendusi omamoodi kviir-vaatenurgast ümber mõtestada. Kellelgi ei ole usu üle monopoli. Välja arvatud islamistid, kes usuvad, et neil on, sest nende tõlgenduste kviir-vaatenurgast ümbermõtestamise idee ei lähe neile eriti peale, nagu see mees kohe teada saab. Nüüd, tubli temast. Kangelaslik, tõeliselt kangelaslik katse öelda proovime asju muuta. Probleem on selles, et ta seisab silmitsi liikumisega, millel pole selle vastu absoluutselt mingit huvi. Ja just seetõttu ongi kogu see Queers for Palestine asi nii naeruväärne. Kuulame, mida see liikumine tegelikult arvab. Sama süüdistustega toetab see kõneleja surmanuhtlust homoseksuaalidele. See kõneleja toetab surmanuhtlust selle või tolle kuriteo eest või on ta homofoob. Nad allutavad naisi ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Mida ta siin ütleb on see, et kõik need väited, mida nad meie vastu esitavad, et me toetame surmanuhtlust geidele ja allutame naisi, bla bla bla. Räägime neist süüdistustest korraks. Ja sa ootaksid, et järgmine asi, mida ta ütleb, oleks loomulikult see, et see ei ole tõsi. See on lihtsalt radikaalid. See on kogu aeg üks ja sama vana jutt. Ja me alati püüame neile öelda, mina püüan alati neile öelda, et vaadake, see ei ole see esineja, keda me kutsume, kellel on need äärmuslikud radikaalsed vaated, nagu te ütlete. Need on üldised seisukohad, mis on tegelikult igal moslemil. Iga moslem usub nendesse asjadesse. Ainult sellepärast, et nad ei räägi teile sellest või ei ole avalikkuse ees meedias, ei tähenda, et nad ei usu nendesse. Iga moslem usub. Statistiliselt on selles noorte meeste grupis mõned neist geid. Ja mõned neist on täiesti paanikas, sest nad usuvad, et lähevad põrgusse ja tagasi, juba ainuüksi nende mõtete pärast. Ja nad on hirmust halvatud, sest nad teavad, et kui nad julgevad midagi teha, võivad nad lõpetada nagu see gei imaam. Nendes asjades, see, et nad sulle sellest ei räägi või et nad pole meedias avalikult, ei tähenda, et nad sellesse ei usu. Nii et ma küsin sinult, kõik siin ruumis, kui paljud teist on tavalised moslemid? Te ei ole äärmuslased, te ei ole radikaalid, lihtsalt tavalised sunniiklikud moslemid. Palun tõstke käed. Kõik, mashallah, subhanallah. Okei, pange käed jälle alla. Kui paljud teist on sellega nõus? Karistused, mis on kirjeldatud Koraanis ja sunnas, olgu see siis surm, kividega surnuks loopimine abielu rikkumise eest või mis iganes, kui see on Allahilt ja tema sõnumitoojalt, siis on see parim võimalik karistus inimkonnale. Ja just seda peaksimegi maailmas rakendama. Kes sellega nõustub? Allahu Akbar. Kas te kõik olete radikaalsed äärmuslased? Subhanallah. Nii et te kõik ütlete, et olete tavalised moslemid. Te kõik käite erinevates mošeedes. Kas pole nii?
Või on see nii, et te kuulute mingisse kindlasse sekti, näiteks Islamnet sekki või midagi sellist? Kas te mõistate, kui oluline see, mis praegu toimub, tegelikult on? Aga see mees ütleb seda ise, mitte mina ei ütle seda. See mees ütleb oma sõnadega, et kogu see radikaalse islami idee on jama, sest tavalised islamistid usuvad neid asju. Seda ta ütlebki. Ja tal on grupp noori inimesi. Paljud inimesed selles ruumis ütlevad, jah, me nõustume. See teebki kogu asja veelgi naeruväärsemaks, sest need on nemad ise. Nemad on need, kes ütlevad, et radikaalseid islamiste pole olemas. Ja loomulikult on kväärlus meie probleem. Nemad ütlevad seda. Ja ometi on siin need idioodid väljaspoolt, kelle juurde me kohe jõuame, kes arvavad, et nad saavad midagi muuta või et see pole tõsi. Kas sina oled selline? Ei. On see nii? Kas sina oled selline? Palun tõsta käsi, kui sulle meeldib see äärmuslik islam, see sekt või midagi sellist. Mitte keegi. Allahu Akbar. Kui paljud teist käivad lihtsalt nendes tavalistes mošeedes või igas tavalises sunniitide mošees? Palun tõstke käed. Ma arvan, et te saate aru, ma arvan, et te mõistate, et selle mehe jutt tõestab põhimõtteliselt seda, mida me kõik juba teame, aga ta ütleb seda oma sõnadega. Nüüd, me tuleme selle loo juurde kohe tagasi, sest see on täiesti hullumeelne. Muide, tere tulemast saatesse Pushback, mina olen teie saatejuht Meira ka. Kindlasti vajutage tellimisnuppu, jagage seda videot sõbraga ja nii edasi, kui teil on sellest küllalt saanud. Aga jällegi, see pole ainult üks video, see pole ainult 2 videot. See ongi see, mida need inimesed usuvad. Nad usuvad, et queerus on probleem, mis ulatub nende hinge sügavustesse ja neil puudub igasugune huvi seda muuta. Ainult need woke-idioodid arvavad, et just see toimubki. Kas sa oled LGBTQ? Jah. Ma olen queer, okei. Mis sinuga juhtuks, kui sa läheksid Gazasse või ükskõik millisesse paika Palestiinas? Ma ei tea. Jah, sa ei tea, sest sa ei tea midagi. Sest sa oled piisavalt rumal, et selle liikumise õnge minna ja ei kuula, mida need inimesed sulle tegelikult räägivad. Moslemid, pange tähele. Teate seda palestiinlaste kannatusi? See on kaaperdatud Nehemia. Teate seda Vikerkaare gruppi? Nüüd minge vaadake ise, näete neid lehvitamas lippe. Gays for Gaza, Allah aktsepteerib geisid. Kogu see täielik jama, ükski moslem ei ütle selle kohta midagi. Me ei toeta neid ega aktsepteeri kunagi nende tegusid. Nii et ta ütleb mitte ainult seda, et me ei toetaks neid kunagi. Meil pole mingit huvi neid toetada. Me oleme selle vastu. Nemad on probleem. Seega pole üllatav kuulda, et kui see mees tuli siia ja ütles, ma olen imaam, kväärimaam, kes tahab religiooni kvääristada, siis lõpuks ta tapeti. Avalikult gei imaami Musa Hendriksi hukkamisstiilis tapmine Lõuna-Aafrikas on jätnud LGBT kogukonna liikmed oma turvalisuse pärast kartma, kuid samas ka otsustanud jätkata kampaaniaga, et lõpetada marginaliseerimine usuringkondades. Reverend Tony, kes on avalikult gei kristlik vaimulik, ütles BBC-le, et Hendriks oli õrna hingega inimene, kes tõi igasse ruumi valgust, kuhu ta sisenes. Musa poolt jäetud tühimik on tohutu, ütles ta, lisades, et ta teab kindlalt, et üle maailma on palju queer-moslemeid, kes on sügavas leinas. 57-aastane lasti laupäeval väikeses rannikulinnas maha, mis näis olevat sihilik tapmine. Esialgsed teated, et kaplinnas elav Hendriks oli Johannesburgis, et pidada geipaari pulmatseremooniat, on ümber lükatud kui ebaõiged. Avalduses öeldi, et ta külastas Johannesburgi, et pidada 2 erinevat usku heteropaari abielutseremooniad, kui ta traagiliselt maha lasti ja tapeti. Pole selge, miks paarid palusid Hendriksil nende tseremooniaid läbi viia, kuid arvatakse, et ta nihutas piire isegi oma elu viimastel hetkedel. Okei, nii et selle mehe elu mõte oli edendada ideoloogiat, mis on tema uskumustega nii radikaalselt vastuolus. Ja kuidagi ta hukatakse selle eest. Ja ometi on ikka veel need rumalad lääne kväärid, kes arvavad, et see pole nii ja et nad peaksid lihtsalt edasi selle nimel pingutama. Nad hukkasid selle kväärimaami, seda nad tegidki. Ja polegi muud võimalust, kui öelda, kui sa ikka veel tõde ei näe, siis loodan, et Jumal on sinuga, mitte Allah. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasid.